Ma tänan Rasmust, Andrest ja Ragmarit, kes olid nõus tulema vestlema just nimelt roheteemadel ja ma alustan Rasmus sinust. Sina oled innovatsioonijuht Sunlis, investeerid eelseemne seemnefaasis siis rohe startupidesse. Märksõnad on taastuvenergeetika, energiasalvestus, e-mobiilsus ja tark linn. Täpselt nii, jah. Andres Anijalg, sina oled siis Roofitist ja Roofit Solari kaasasutaja, tegevjuht. Sa oled oma elus olnud nii pangandussektoris kui ka energeetikas, kus sa siis Eesti Energias juhtisid Jordaania põlevkiviprojekti, aga siis 2017 tegid pöörde, isikliku rohepöörde, minnes fossiilkütuste pealt päikeseenergeetikasse. Ja Ragmar Saksing, rohevaldkonna eestvedaja, eestkõneleja, kogukonnajuht, olles seotud selle valdkonnaga juba vist pea 20 aastat. No rohevaldkonnaga mitte nii palju, aga tehnoloogiasektoriga. Ja sa oled hariduselt merebioloog, aga töötanud nii iduettevõtetes kui ka traditsioonilise majanduse ettevõtetes ja nüüd Greenest Summiti idee autor ja korraldaja ning Tallinna Teaduspargi Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht. No, nii keeruline. Ma alustangi sinust, et me kuulsime täna siin, mida roheettevõtted ja roheinvestorid hetke turuolukorrast Eestis arvavad. Mida sinul selle kogukonna ühe eestvedajana, mis mõtted sinul tekkisid neid numbreid ja tagasisidet kuulates? No esimene mõte, et see intervjueeritud valim oli ikka suht väike. Et kui me räägime alla 30 ettevõtte, kellelt küsida, siis see valdkond kindlasti vajab rohkem boost'i. Ja sellepärast ma küsisin ka, et kuidas defineerida roheettevõttajaks. Et jah, mingi hetk vähemalt meie meeskonnale tundus, et toetavaid organisatsioone on rohkem kui ettevõtteid, keda toetada selles valdkonnas. Et tegelikult on see ju aastatepikkune töö, kus me koos Pakri teadus- ja tööstuspargiga oleme otsinud selliseid ettevõtteid, kes oleks just skaleerumise faasi jõuaksid välja. Aga siin on õnneks head näited. Leidsid. Ma saan õigesti aru, et ettevõtteid ongi vähe, kellel on mingi toode või teenus juba turul ja ette näidata käive ja võimekus skaleerida. No jah, te ju teate seda isegi, kui te seda küsimust läbi viisite. Lähme siis edasi sinu juurde, Andres, et kuidas sa kommenteerid? On teid vähe? Miks teid vähe on? No me sureme vara ära lihtsalt. Et sellepärast ongi, et minul, kui ma kuulasin seda uuringu tulemust, minul tekkis küll täielik äratundmine, et kõik on tore investoritega seni, kuni hakata rääkimas, et meil on mingi masin vaja osta. No siis juba hakkab siuke nihelemine pihta, aga siis tahetakse kohe ära minna, kui öelda, et meil on tegelikult käibekapitali ka vaja veel, et lauvaru hankida ja mingit materjali osta ja viimast investeerimisraundi, kui me tegime eelmise aasta lõpus, me saime kokku selle, aega võttis küll 3 korda kauem, kui me planeerisime. Aga mina rääkisin 250 investoriga ja 245 ütlesid ei. Nii et lihtsalt peab olema valmis palju suhtlema ja palju eisid saama. Aga samas ma võin öelda, et see on natukene lihtsamaks läinud. Et paar aastat varem, kui me raha tõstsime, oli palju raskem. Rasmus, kuidas sa kommenteerid? Sa oled investori hingades. Ja, mina ütlen, et vähe neid küll ei ole. Vähe jõuavad Roofiti faasi või sellise faasi. Et jah, Ragmar, kui sa otsis skaleeritud ärisid, siis jah, neid on tõesti vähe, aga ega nad enam teaduspargis ka ei ole, et nad on juba globaalselt mõtlevad või teevad. Et selles mõttes, et Ingel Priisi seed roundis, see, kus mina investeerin, on tegelikult neid väga palju. Aga mis tegelikult neid veebal hoiab, on see, et kui nad saavad aru, et nad ei promo ennast roheettevõtlena, vaid nad promo ennast ettevõttena, kes töötab selles valdkonnas.
see on hoopis teistsugune mõtlemine, sest et siis sa paned ka äri nagu kõrgemale punktile, et noh, selles mõttes mul on lihtne, mina vaatan nii konkreetse valdkonda, eks kõik, kes mulle jõuavad, on selles nagu valdkonnas, et rohepöörde valdkonnas või mida me tahame seal öelda. Aga jaa, et neid tuleb pidevalt juurde, pipeline on väga suur, aga nendel on üks suur probleem. Üks suur probleem on, et sa tahad teha ettevõtted nagu tehti 2000 keskel, 2010 keskel tarkvaraärisid. Ehk siis sa hakkad tegema midagi niimoodi, et sa tegelikult väga ei tea. Et näiteks energeetikaäris, kus Sunly on, sul on väga raske vaadata otsa founding tiimile, kus sul keegi pole energeetikaäris midagi teinud. Sest et see äri ei tööta niimoodi, et ma teen Facebook platvormi endasugustele inimestele, olles sama vana, et sul peab olema mingi kogemus taga. Ja see on see, mis mina nagu näen, et on suurem barjäär raha kaasamisel täna, vähemalt selles valdkonnas, kus ma olen pre-seed, et mitte Andres valdkonnas, on siis see, mille taha see jääb, et masina teoreetiliselt saab ikkagi nagu ära finantseeritud, kuigi ega ma olen ise ka küsinud, ega miks pank sulle raha ei anna selle masina eest, et selles mõttes, et olen ka selles süüdi. Ragmar, sina oled Tehnopolis kõige varajasamate ideede ja ettevõtluse algete juures. Mis sa arvad siis meie roheinnovatsiooni hetkeseisust Eestis? Järjest paremaks läheb ja ma ütleks niimoodi, et tegelikult see ettevõtluskeskkond, ütleme vaatame kõigepealt Euroopas, tegelikult ei võimaldagi ettevõtetel enam mitte rohe nagu olla. Et lihtsalt riskid lähevad liiga suureks sellega, kui baseeruda, ma ei tea, kui me ei hoia piisavalt energiat kokku, kui me baseerume ammendatavatele ressurssidele, kui me ei vali õigeid tarnijaid Aasiast, siis nad lihtsalt mingi aeg läheb risk nii suureks, et eks siin investorid oskavad täpsemalt öelda, aga riskid rahastada seda ettevõtet on ebamõistlikud ja ettevõtted peavad nagunii muutuma säästvamaks, rohelisemaks ja siis mingi hetk nad ka toovad selle välja ja suudavad mõõta, kui palju nad tegelikult, mis nende positiivne mõju on, mis on ka hästi kindlasti, ma arvan, et me näeme selliseid tarkvaraettevõtteid nüüd tulemas, mis suudavad mõõta seda jalajälje suurust ja võtta andmeid näiteks riiklikest andmebaasidest. Et seal kindlasti tuleb peale uus laine. Ja kommenteerides või kuidagi peegeldades Rasmuse väidet, et meil on vaja rohkem sellist insenerteadmist, tehnilist arusaama, et lihtsalt tarkvaraettevõtte kogemusest ja mudelist ei piisa, et teha tõsist läbimurdelist rohetehnoloogiat. Kas selliseid inimesi tuleb? Tuleb ja eriti palju selliseid inimesi näeb ülikoolide korraldatud häkatonidel näiteks. Marina Häkil, fantastilised inimesed üle maailma koos ja ideed, mis on täiesti realiseeritavad. Et tegelikult tugevad rohetehnoloogia ettevõtted on ühte või teistpidi on tegelikult ülikoolidega seotud. Absoluutselt fakt, et üks või teine, kuna keskkonna probleemid on nii keerulised, siis lihtsalt ühe tarkvaraplatvormiga seda mõju on üpris raske tekitada ja sellepärast nad ongi riistvaraga seotud. Rasmus, tahad kommenteerida? Ja, ma lisaksin, et kui me vaatame nagu praegu Eesti nii-öelda startup maailma, mitte rohe startup maailma, siis kust tulevad uued startupid? Nad tulevad sult unicornidest. Nad tulevad, XY, põhimõtteliselt vaatad LinkedIni, on XY, X-Bolt, ma ei tea, X-Pipedrive ja sealt nad tulevad.
ja nüüd nagu jõuavad juba esimesed ettevõtted siis ka hardware maailmas, kus sa juba näed nagu X-Co-module on ju. Või siis on sul Andresed on ju, kes on nagu Eesti Energia ja siis sa võitled selle vastu, et sa ei mõtle nagu Eesti Energia, aga sa kasutad seda, mis sa oled seal õppinud on ju. Et me jõuame sinna, aga selleks on vaja sul sellist esimest läbimurret, sul on vaja sellist esimest väga suurt edulugu, et sealt siis spin-offiks nii palju inimesi, kes tahavad ise midagi teha. Ja me juba näeme seda, et see on nagu väga tore ja ma võin seda öelda, et need, kes sealt tulevad, nendel on ka vähemalt algselt raha kasutada ka palju kiiremalt, sest nad juba teavad, kuidas asi käib ja mida nad teevad. Andres, kuidas siis traditsioonilisest majandusest startup indusse tulla oli? Täitsa mõnus oli, et esimene nädal või teine nädal, kui ma tulin, siis meil ei olnud raha isegi, et visiitkaarte osta. Nii et selles mõttes on üsna erinev töötada suures korporatsioonis ja siis väikses nii-öelda garaaži ettevõttes, kus me alguses olime laudas tegelikult isegi. Ja meil esimesed investorid ei julgenud sinna tulla, sest see oli Väänas rästikukaitseala ja siis keegi teadis seda. Siis me pidime seal veenma tükk aega, et ei ole hullu midagi. Aga mind ennast veenist nii-öelda isiklikku rohepööret tegema, see on päris hästi sul öeldud, ma ei ole nii mõelnud. Tegelikult see, et minu usk fossiilsetesse kütustesse kadus ära, tehes neid fossiilkütuse projekte ise ja nähes, kuidas nii-öelda päiksenergeetika, mille üle me seal kõik mingil hetkel nagu itsitasime, mis see siis on, et see küll nüüd mingi tõsine asi ei ole ja ühel hetkel põmaki päikseelektri hind oli odavam kui fossiilkütused. Järsku oli päikseelektri hind odavam kui mingisugused gaasielektrijaama hinnad ja lihtsalt ei ole mõtet dinosaurustega tegeleda nagu liiga kaua. Ja siiamaani mina olen väga rahul küll selle liikumisega nagu teha ise midagi oma kätega. Väga raske on, tuleb tunnistada, sest tõesti seda ühte sama juttu rääkida nagu investoritele sadu kordi, see on tüütu. Et tahaks nagu midagi teha ja me näeme, et me oleme päris mitu head aastat ju ära raisanud tegelikult selle peale, et lihtsalt otsida kapitali, et see asi ära teha. Aga seda mõnusam tunne on, kui neid uskujaid nagu juurde tekib. Ja õnneks neid tekib. Aga ma ütlesin ka, et me sureme vara ära, et üldiselt enamus nendest rohe-startupidest ei jõua sellest nii-öelda algsest faasist edasi, sest inglite jõud saab otsa. Kui on ikkagi vaja kapitali tõsta 3 miljonit üle selle, siis lihtsalt inglid, kes tulevad 50 000 piletitega sisse, neid on väga-väga palju peab olema. Ja ka meil on ju 21 investorit ettevõttes juba, enamus neist on väiksed ja nüüd siis saime mõned suured juurde. Korra tulen Rasmus sinu juurde tagasi kui investori juurde, et kes teiega koos siis investeerivad? Kes on täna need teie peamised kaasinvestorid, kes siis väljendavad huvi, ütlevad, et turg on kuum, kõik tahavad investeerida ja siis võtavad ka raha välja? Selles mõttes, kui sa mõtled investoritest, siis kas sa mõtled kaasinvesteerimistes nagu mingid investeerimisfondid või sa mõtled millestki muust? Ja ma mõtlen, kes teiega koos fondid, riskikapitalifondid, family office'id, korporatsioonid, keda te näete täna siis raha välja võtmas? Ja põhimõtteliselt on siis see, et kõik investeerimisfondid tahavad rohesse investeerida ja siis neil tuleb see, et oota, et siin on nii suur riistvara komponent ja nii suur riistvara risk, me ei saa seda asja juhtida. Ja see on see, miks me Sunlis nagu võtame selle küll väga oma nagu nišš eriala, ütlemegi, et aga väga hea, me valideerime ära, kas see töötab või mitte. Ja kui meie läheme sisse, siis tulevad teised ka. Aga see käib seal nagu vastupidi, et nad saavad aru, et turg iseenesest on väga kuum, kõik tahavad kõige suuremat seda roheettevõtte kätte, ta on mingi Teslat on ju. Aga saame aru, et kas on Tesla või see on mingisugune, ma ei tea, virtuaalne rendering autost, mis nagu sõidab on ju. Ja siis me tuleme sealt sisse ja vaatame, kas see nagu päriselt niimoodi töötab. Et tegelikult on kõige suuremad investeerimisfondid Eestis, kes tegelevad priisimaailmas kaasinvesteerivad meid või vähemalt kaasavad meid sinna protsessi. Ragmar, kõik otsivad Teslat. Et mis meie rohepöörde potentsiaal siin Eestis on? Minu isiklik arvamus on, et me peaks natukene vaatama rohkem biomajanduse suunas.
et kui me jätame energeetika kõrvale, keelame kaevandamise ära, et kus me need ressursid saame, et me peaks ressurssi kasvatama. Ma usun, sealt tuleb, siis juhib kindlasti, Eesti ju ei ole saar, et ka riigid on omavahel konkurentsis ja see, mis meie siin teeme, tundub vahest unikaalne, aga siis, kui me tuleme turule, siis me vaatame, et ei olegi nagu nii unikaalne. Et kindlasti suunab seda innovatsiooni Euroopa sellised, lihtsustatult öeldes 3 siis rohepöörde eesmärki. Esimene on nagu rohepesu paljastamine, läbipaistvus, mõõtmine, kui palju oli sinu eelmise kuu, ma ei tea, jalajälg on igal ettevõttel. See kindlasti suunab. Siis teine on see, millest me praegu siin räägime, rahastus. Et lihtsalt ja kolmas on siis tarbijate surve, et suurettevõtetel, kellel on palju tarbijaid, palju ostjaid, siis nende soov saada keskkonnasäästlikke tooteid, teenuseid on lihtsalt kõikide nende uudiste valguses nagu paisub ja siis on neil abi vaja, et kuidas teha mingit asja, kuidas kasutada energeetikat mõistlikumalt, vett vähem, kuidas ehitada selliseid taristuid, et need kestaks, mitte nad ei tooks kiirelt kasumit. Et see keskkond ja äri tasakaal siis tekib paremini. Et sellised asjad drive'ivad ja sealt valdkonnast siis tulevadki järgmised minu arvates. Kas täna turg on valmis teie hinnangul, tarbija, kas ta oskab nõuda? Ragnar, mis sina arvad ja siis Andres, sina kui ettevõte, kes püüab müüa oma rohetehnoloogiaid kliendile, et kuidas sina seda tunned? Ja kui seda saaks hästi lihtsalt mõõta, siis aga paljud ettevõtted on mõõtnud oma jalajälje ära ja teavad, kus kohas nende raskuskohad on. Küsimus oli, et kas tarbija oskab tarbija oskab küsida ja nõuda rohetehnoloogilisi lahendusi? Oskab rohkem kui 2 aastat tagasi, aga tegelikult ei oska. Ja mulle tundub, et praegu oskavad seda nõuda siuksed haritumad inimesed natuke, kes lihtsalt ongi silmaringi ja laiendamise mõttes nagu lugenud rohkem. Ja suur osa turust, ma ütleks 98%, me lihtsalt tegelemegi turu harimisega. Lihtsalt enamus kliente, keda me näeme, nad ei ole kuulnudki sellest asjast, mida me teeme, samuti nad ei viitsi tegeleda pakendi sorteerimise ja muu sellise teemaga, eks ole. Nii et üldine selline teadlikkus roheteemade suhtes on veel madal Eestis. Rootsis on teine. Rootsis näiteks kohati on juba niimoodi Saksamaal ka, et kui ma ehitan endale maja ja ma ei pane sinna päiksepaneele peale, ma tunnen piinlikkust. Sest naabritel ju on ja kuidas ma siis ei pane, et kas ma olen mingi keskkonna vaenulik inimene. Aga õnneks on üks ettevõte, keda me mainisime, Tesla, kes teeb väga head tööd turu harimisel, vähemalt meie valdkonnas. Nii et läbi Tesla otsingute jõutakse meieni väga palju. Tesla teeb ka päiksekatuseid. Aga mis aitaks selle tarbija poolse teadliku nõudmise ja teadlike rohetehnoloogiate valiku täiesti uuele tasemele? No hea küsimus, kui ma sellele oskaks vastata. Minu meelest tuleks lihtsalt rohkem rääkida, kas või kuidagi teadlikumalt ja riigi poolt kuidagi seda kommunikeerida lihtsalt rohkem. Ja üks asi on nõudmised, et Saksamaal jällegi on see, et mis muidugi võib ka tarbija tegelikult pöörata natuke selle roheteema vastu, on see, et sul on kohustus näiteks päikesepaneel enda katusele panna, kui sa renoveerid või ehitad uut maja, sul ei olegi muud võimalust enam. Ja siis inimesed saavad kuidagi sunniviisi lihtsalt teadlikuks sellest. See on ka võimalus. Rasmus, mis sina arvad? Ja ega regulatsioon muudab asja tõesti kiiremini, eriti kui see asi, mida sa muudad, on kui asi, mida sa tarbid, on kallim algselt. Aga samamoodi on siis ka see, et ise kui ta läheb odavamaks, siis riik võib tõesti võiks teha
paremat tööd, et harida inimest. Näiteks kui te vaatate oma kommunaalarvet, siis teile tuleb niisugune väikene nagu silt sinna alla, et sul on taastuv energeetika maks. Noh, et Andres just praegu ütles, et päikeseenergia on odavam kui see, mida muud tehakse. Aga kui me selle raamime ära, et see on nagu maks, ehk siis on kallim, mis sinna sisse pandud, siis automaatselt ju inimesed, kes muidu igapäevaselt sellega kokku ei puutu, arvavad, et see on kallim. Järelikult on halb, järelikult meid sunnitakse, järelikult see, mida tehakse, ei ole sobilik. Aga kui sellised asjad, nagu sellised barjäärid, sellised mõttebarjäärid, nagu neid nagu maandada, kas siis regulatsiooniga või lihtsalt, ma ei tea, ei pane seda kirja sinna niimoodi, on juba see raam selle ümber hoopis teine. Et see peaks olema nagu see, et see on sulle kulu või barjäär, et sa, ma ei tea, võtad topsi, mis maksab rohkem, et siis ja pärast paned selle kuskile ära, versus sellega, et sa viskad selle prügikasti, vaid see on võimalus, see on tore. Et ma ei pea seda pärast nägema nagu metsa all kuskil, ma ei tea, festivalil. Sest mul oli, kui ma seda tagasi viisin, siis ma sain sellest, et ma ei tea, mingi summa tagasi. Ja seda saaks see riik kõik nagu soodustada. Ja niimoodi nagu see mõttemaailm ka muutuks. Saan aru, et ülesanne on väga kompleksne ja keeruline ja tegelikult vajab väga palju aega, et see rohepööre edukalt ellu viia. Ja neid valdkondi on ka hästi palju. Täna ei ole ka, nagu me numbritest nägime, et ei ole tegelikult tekkinud ühtegi selget valdkonda, kus see roheettevõtluse, roheinnovatsiooni aktiivsus oleks selgelt suurem kui mõnes teises valdkonnas, et kas me vajame mingeid strateegilisi valikuid ja kui, siis milliseid, Ragmar? Ma korraks pean mõtlema. Kes, Andres, sina oled valiku teinud, ma saan aru, sul on lihtsam võib-olla alustada, et kas riik peaks ka tegema valikud? Ma arvan, et riik mingis mõttes juba, vaadates energeetika valdkonda, ongi sunnitud juba valikuid tegema, sest lihtsalt kui vaadata, mida näiteks energiahinnad teinud on viimasel ajal, kui me räägime, et mis nagu klienti harib, energeetika valdkonnas kõrge energiahind tegelikult harib väga hästi inimesi. Ja see on nagu selgelt tunda ka meie päringute arvus selle aasta alguses. Ja teine asi, mõtlesin, et nagu ei taha seda sisse tuua, on seesama energia nagu sõltumatus ja julgeolek ka praegu sel hetkel, mis tegelikult mina näiteks oma majas, kui meil võrgu elekter praegu ära kaoks, alates märtsi algusest kuni oktoobri lõpuni me saaks hakkama, et minul on päiksepaneelid ja akud ja ma ei tunnegi, et elekter ära on. Et sellist energiajulgeoleku poolt ka inimesed tunnetavad kriisi tõttu rohkem. Ja natuke kaldusin su küsimusest võib-olla eemale, aga lihtsalt eelmise küsimuse jätkuks mul need mõtted tekkisid, et need sellised rasked olud ka harivad väga hästi. Harivad, aga näitavad ka, kus võiks olla strateegiline vajadus. Rasmus, kuidas sina seda näed? Selles mõttes, et tarbija ja lõppklient teeb otsuseid kuupõhiselt, maksimum aasta. Riik saab strateegiliselt otsuseid, et tema ei puudu asju, mis mõjutavad asja aasta pärast. Mis on nagu, ma saan aru, me oleme demokraatias, on keeruline, sul on tsüklid, aga reaalsus on siis selles, et peaks võtma nagu strateegilisi otsuseid ja mida ma 10 aastaga teen ja ma alustan täna. Umbes nagu tänu sellele, et Eesti e-riik nagu niimoodi seda promotinud, me tuleb nii palju IT-startup'e, see on kõik omavahel seotud. Ja see ei tulnud üle öö ja see ei olnud ka üle ühe valitsuse. Aga kui me sihime seda, et riik mõtleb samamoodi nagu tarbijad, ehk siis 3 kuu vältel, võib-olla aasta vältel, maksimaalselt 2,5 on, siis see ei ole strateegiline otsus, siis sa mõtled täpselt nii, nagu sa kodus mõtled. Aga kui sa võtad nagu selle 10 aasta, et okei, nüüd tahame seda päriselt saavutada, me oleme nii väike riik, see ei ole tegelikult keeruline. Aga see on otsustes ja tahtes kinni. Jah,
mul Andres? tuli nüüd üks mõte selle strateegilise valiku osas ka, et tegelikult seesama rohefond on üks väga suur nagu strateegiline otsus tegelikult. Ja noh, meie oleme ka olnud sellise olukorra ees, kus me nagu kratsime kukat, mõtlesime, et kas me nüüd kolime Eestist ära või koli Eestist ära, sest noh, võtta näiteks Rootsi, Saksamaa, Poola isegi. Tegelikult sealt me oleks rahastust saanud, aga tingimus oli see, et meie arendustiim ja maksud peavad hakkama sinna minema. Noh, õnneks me suutsime seda vältida, sest me tõesti ei tahtnud välja siit kolida, aga on ju näiteid Eesti ettevõttes on see Skeleton või tegelikult Go Module alguses ju kolisidki Eestist välja. Aga läbi selle rohefondi võiks ka ehk nii olla, et me saame neid ajusid hoopis nagu väljast Eestisse tuua ja seda rohetehnoloogia eksporti noh, tegelikult hoopis siit teha. Et noh, teised riigid seda juba teevad, et seal peab nagu mingi konks olema, kuidas teistmoodi teha, aga idee tasandil võiks see ju toimida. Jah, see on nagu väga õige, et kui me vaatame investeerimisfondide nagu nii-öelda struktuure, siis väga paljudes on riigi või Euroopa rahad taga. Mis siis tähendab, et sul on erinevad konksud, et kui ma investeerin, sa pead tulema siia. No veel lisaks siis igasugused muud toetused, et ma ei tea, Saksamaa annab sulle 50 miljonit kapeksiks, et see tehase seal püsti paneks. No Eesti seda võimekust arvates kunagi ei saavuta ja noh, see on arvates okei, et me Saksamaaga nagu nii-öelda kapitalimahukuses ei võistle, aga just see, et kuhu nendel, kes ellu jäävad, et kust nad raha võtavad ja neil oleks nagu valik, et nad ikkagi jäävad nagu siia ja hoiavad seda, noh, teevad Bolti, mitte ei tee meie muid ükshärvikuid. Sest Bolt on nüüd ainuke, mille peakontor on täna siin Eestis, Tallinnas. Ja, ma mõtlesin selle strateegilise fookuse peale, et noh, kui oleks meie tehase, siis me ei seaks nagu mingit strateegilisi nagu suundasi, et mis on tähtis, et kas biomajandus või energeetika või transport või tark linn. Pigem mida küll vaataks nagu rohkem süviti on mõju. Ehk et mis on selle tegevuse või selle ettevõtte päris impact. Et noh, lihtsustatult ütlen, et kui me ma ei tea, ühe ma ei tea, topsiringluse juurde teeme, on ju, et siis või keelustame mingid ma ei tea, kilekotid, on ju, et siis kui suur see kriim seal kriimu peal on, et milline on see mõju tegelikult keskkonnale, et selle järgi võiks strateegilised otsused olla. Aga noh, ma saan aru, et investoritel on strateegiline otsus, see mitu X-i tuleb, on ju. Aga kas investorid on nõus loobuma kasumi osast keskkonna heaks? Rasmus, võid vastata kohe? Ja, selles mõttes meil on nagu lihtne, me vaatame ainult seda valdkonda, et me ei investeeri igale mujale, et ma ei võrdle sul, ma ei tea, SaaS-i või krüptot siis rohetehnoloogiaga, et ma ei vaata sinna. Ehk selles mõttes vastuse küsimusele jaa, see on meile väga tähtis. Aga ma võin ka puhta praktiliselt öelda, et kui startupile, kes on nii algusfaasis, ütled, et palun tee mulle impact nagu analüüs, et kui palju sa päriselt maailma mõjutad, siis ta läheb 3 kuud aega, ta läheb pankrotti, kui ta on nii algusfaasis. Sellepärast, et ta lihtsalt ei ole nagu võimekust inimestele maksta, et seda teha, võib-olla võtavad mingid konsultandid ja siis lõpuks oled selles, et okei, kas see aitas tegelikult seda firmat edasi, ei aidanud. Ma ütlen päris ausalt. Siis me saame pakkudagi lahenduse riigi poolt. Et meil on sellised kalkulaatorid olemas, kus sa saad kiiresti arvutada. Ma ka võin kommenteerida, et meil on tehnilise tiimi, CTO on kuude kaupa arvutanud ka need süsiniku jalajälgi välja, et mis meie tootmisest tuleb versus ma ei tea, Hiinas päikesepaneelide tootmisest. Ja näiteks meile küll meeldiks see, kui meie valdkonnas vähemalt oleks mingi sihuke süsiniku jalajälje mõõde või mingi tempel seal tootel peal, sest see eristaks meid koheselt Hiinas toodetud päikesepaneelidest, kuna seal tehakse neid ikkagi enamasti kivisöe baasil toodetud elektrist ja Euroopas on see teistmoodi.
et süsiniku jalajälg oleks väiksem ja paljud, et see on küll asi, mida inimesed tegelikult, kes nagu tulevad ja küsivad, nad ka küsivad, et kus see ikka tuleb ja eriti rootslased jälle. Et kas see on ikka Euroopas tehtud ja kui palju, kuidas, mis elektrist isegi on küsitud ja noh. Jah, see on sinna. Ja kui vaadata turu mõju, siis ma ütleks, et keskmine inimene, kes päikesepaneeli paigaldab, ei võta seda, et ma teen keskkonnale head, vaid ta ikkagi, tema otsus on see, et kui palju ta teenib sealt ja kui palju see talle tagasi toob. Et kes ei tahaks elada majas, kus arvet ei tule. Ja see on äge ka. Et sul on päikesekatus selle 4-liitrise mootoriga auto kõrval. See on ka paraku olukord. Aga need tööriistad võib olla küll midagi sellist, mida ei ole ainult ja teadlikkus ei ole midagi, mida on ainult siis lõpptarbijal vaja, vaid ka siis ettevõtetel, mis lihtsustaksid eriti algusfaasis nende erinevate aruandlust, raporteerimist, suhtlust riigi lõpptarbijaga, suhtlust ka selles keeles, et milline minu toode on, mida see täpselt teeb, kus see tuleb, et oleks see tempel peal. Ja piisaks isegi minu meelest ma ei tea, lihtsamast küsitlusest, küsimustikust, et sa peegeldaks oma ettevõtet, näiteks hästi lihtsalt öeldes need jätkusuutliku arengu eesmärgid, need 17 tükki, et need 8 nendest on siis keskkonna suunalised, et sa kõikides nendes sektorites lihtsalt mõtled läbi. Ega sul ei ole vaja numbrid saada sinna lõpuks kohe algfaasis kokku, vaid sul on vaja saada teekaarti. Et sa võtad oma strateegiasse selle sisse, et sa arvestad, näiteks kui täna on see Green Pledge IT-ettevõtetel, et aastaks see ja see on süsinikneutraalsed, siis ma küsiks, et mis see täna hetkel on, mis eelmine aasta selle jaoks tehti ja mis plaanitakse see aasta selle jaoks teha. Sest et neid punaseid jooni on lihtne tõmmata, aga seal peab ju vahepeal olema see teekond ka kaetud. Ja kui ma täna ei saa seda teha, siis vähemalt mul on strateegiasse sees, et ma saan seda teha järgmine aasta. Siit olekski hea edasi liikuda sellise lõppakordi suunas, et me peame mingi tee, mingi visioon, mis võiks olla Eesti roheambitsioon. Rasmus. Selles mõttes, et me oleme suured asju teinud, nii et peaks suurelt nagu mõtlema, et kui meist saab siis rohetehnoloogia nagu eksportriik, kus me saame väga-väga kiiresti testida ja piloteerida nagu lahendusi just nagu Eesti-siseselt, täpselt nagu meil software'iga on, siis tänu sellele me kiirendame seda protsessi, et kuidas üldse tehnoloogilised lahendused jõuavad turule. Ehk siis sa mitte ei käi 2 aastat läbi erineva regulatsiooni, kas ma võin seda ikka teha, vaid sa 6 kuuga saad vastuse kätte, et see töötab või see ei tööta ja siis hakkad seda turundama igal poole mujale maailma. Mis siis tähendab seda, et talent, kes tahab töötada rohetehnoloogias, saab aru, et tal on valik. Et kas ma lähen Saksamaale ja 3 aastat vaatan regulatsioone, kas ma saan seda teha või ma kolin Eestisse ja 6 kuuga ma teen startupi valmis, kas see töötab või mitte ja ma saan seda juba maailmale nagu presenteerida või vähemalt regioonis presenteerida. See võiks olla meie ambitsioon, me võiks olla niisugune piloodi hüppelaud. See oleks see, kuidas mina näen, et meil oleks väga-väga palju mõju hästi alustamisel. Andres. Mina olen Rasmuse mõtetega hästi päri ja mul olid sarnased mõtted endal ka, et sellest rohetarkade inimeste ekspordist saada nende importijaks. Ja just läbi selle, et me teemegi asju, saadame kiiresti teha ja tegelikult saame ka, kas võtame, et meil on üks suur võrguoperaator, kelle peale asju testida versus, et lähed Saksamaale, seal on neid mitmeid. Ja et saakski nagu valideerida selle äri kiiremini ära. Ja see väikses riigis ongi nagu tehtav ja sellepärast meil digiriik on ka. Väike riik, nullist alustatud, sai ilus. Aga ma lihtsalt tahaks viimase mõttena siia jätta omalt poolt veel selle ka, et rohefond on kindlasti hästi tore asi ja vajalik. Aga sinna kõrvale siis on vaja paari komponenti veel tegelikult, et meiesugustel ettevõtetel kuidagi elujõudu rohkem sees püsiks. Et üks on see, et tõesti, kui meil on vaja teha suuremat investeeringut, tõepoolest Saksa riik sõltuvalt regioonist pakub sulle investeerimistuge
ja noh, nad pöörduvad, nad leiavad meiesuguseid üles ja kutsuvad meid, et tulge, pange oma tehas siia, 50% investeeringust maksame kinni. Ma tean, et see õiglase ülemineku fondi raames Eestis juba mingid alged selles osas on olemas, et nii-öelda suund on õige, aga üks komponent, kus veel oleks abi vaja, noh, meie ei saa ka praegu pangast laenu. Me oleme proovinud nii ja naa ja kolmandat pidi, ei anta. Öeldakse, et noh, võib-olla järgmine aasta. Et mingit sellist garantii instrumenti või laenu instrumenti, et me suudaks finantseerida käibekapitali. 6 miljonit kaasasime investorite raha, sellest 2 miljonit on lihtsalt laos istub meil ja me lihtsalt istubki seal. Ja selle rahaga oleks palju targemaid asju teha. Nii et jah, siuke garantii instrument või laenu instrument riigi poolt ja sellised on ka Saksamaal nagu ette näidata, mis töötab ja mis ei tööta, et lihtsalt nagu meil üks investor öeldes, et kopeerige, mis olemas on, et ehk natuke parem ja töötab. Vot, aitäh. Ragnar, sina vaatad suurelt, näed, mis ülikoolist tuleb, mis kõik võimalik oleks, eks ole, tehnoloogiliselt, talendi mõttes. Mis võiks olla Eesti roheambitsioon? Kõik eelpool nimetatud, lisaks juurde tõepoolest selle teadusmahukate leidude kapitaliseerimise. Erinevad ülikoolid teevad seda erineva kiirusega, et väiksemad kiiremini, suuremad aeglasemini. Siis lisaks juurde selle eelpool mainitud Eesti unikaalsusele ma lisaks veel juurde inimeste innovatsiooni vastuvõtlikkus. Et seda ei maksa alahinnata. Et kui tulevad uued tooted turule, siis võetakse neid päris hästi vastu. Ma ei tea, tõukside näide on näiteks ju paar aastat tagasi, kui tuldi turule, oli suur edu. Me näeme Tehnopolis, kui me teeme nutipoe oma linnaku inimestele või mingid dokitavate tõukside jagamisjaamad. Me näeme, kuidas see kasutusele võetakse ülikiiresti. Ja see on pigem sellega, et kui me testime ja näeme, et võetakse kasutusele, siis tekib dilemma, et tegelikult me tahtsime seda 3 kuud testida. Nüüd me ei saa enam inimeste käest seda ära võtta. Et siis tekib seal, et sa pead üleval hoidma. Aga viimase mõttena tahangi tuua selle koostöö, sest viimane siis SEI raport, mis on selline hindas, et Eesti 2050 süsinikneutraalne on võimalik tehniliselt, aga siis, kui kõik osapooled teevad koostööd. Ehk et nii väikse riigi puhul silosid tekitada, ma ei tea, toon näite siin 6 aja jooksul toimub ühes valdkonnas, ma ei tea, rohevaldkonnas 3 erinevat häkatoni. Selle asemel teha üks suur koostöös, anda peauhinnad, mis on nagu raha väärt, millega saaks juba järgmisse sammu minna. Et see koostöö, see on tegelikult, mida peaks arendama ja ega meie paneme ka omad käed külge, samamoodi nagu me oleme kogukonna kokku toonud nagu Greenest Summiti taha. Et see mõte ongi see, et koos teha. Investorid, avalik sektor koostöös, siis on võimalik. Teisel juhul, kui igaüks hakkab tekke oma poole tõmbama, siis läheb keeruliseks. Eesti mõttes. Aitäh. Meil on veel aega küsimusteks, et mikrofon on jälle taga ja eksperdid on siin ees. Viime kokku küsimused ja vastused. Kes soovib küsida? Pean vist jälle ise küsima. Endalt, jah. Sinult. Mina olen Laura Kikist. Võib-olla on see küsimus rohkem Andresele suunatud, et kui IDU esindaja, et mille jaoks oleks hetkel kõige rohkem raha vaja? Et ma saan aru, et töötasud on alati teemaks, aga ütleme midagi soetada või kui ma saaksin anda raha, mille jaoks sa tahaksid? No meil ongi 2 asja, et lihtsalt me tahaksime oma tootmist laiendada. Ja selle jaoks ongi raske raha saada. Investorite raha, nad ei taha seda anda lihtsalt. See peaks olema laenuraha, aga laenuraha me ei saa. Et isegi seda ma ütlengi, et
me võiks sealt pangast juba laenu saada, kui seal oleks mingisugune garantiiinstrument riigi poolt näiteks kaasa pandud. Aga noh, see on üks asi ja teine asi käibekapital. Et kui me need nagu kulud saaksime kuidagi ära kaetud, siis meil oleks, ma arvan, see runway või nii-öelda kaua me toime tuleks ennem kui me kasumlikuks pöördume. Ma arvan, umbes aasta või 2 isegi pikem. Ma küsiksin laenu saamise kohta, et kui pangast täna laenu ei saa, KredEx tegelikult pakub käendust, aga vist see maksimumsumma on seal 2 miljonit, pakub kallutatud laene, aga kas neid ei kaalu või nende summad jäävad ikkagi väikeseks juba? Ma ei oska seda väga täpselt ise kommenteerida, aga meie finantsjuht on küsinud KredExilt neid garantiiinstrumente, aga ühel või teisel põhjusel ei ole sobinud. Et võib-olla tasuks sinna korra uuesti sisse vaadata, sest me oleme vahepeal saanud ise ka tugevamaks ja suuremaks. Finantsjuhi olete leidnud? Te vist vahepeal otsisite? Ja finantsjuhi kandidaadiga on täna kell 1 intervjuu. Kas soovib veel keegi küsida? Tere, Anu, Eesti Äriinglite võrgustiku tegevjuht. Tegelikult tahtsingi korra selle Ingli raha teemadel peatuda, et eksperdid ja teadjad ja finantsid ja startupid ja kes te seal kõik olete, et kuidas te näete, et Ingli roll võiks rohevaldkonna startupidesse investeerimisel olla suurem? Kas mingid meetodid, mingid variandid, et kuidas motiveerida rohkem ingleid? Ma võin alustada. Inglid investeerivad asjadest, millest nad aru saavad. Ehk siis asjadest, mida nad kas ise teinud või on mingid nende tuttavad midagi teinud ja keegi ütleb, et see on tore. Ja kogu see võrgustik tegelikult ju töötab sellega, et sul on paaris valdkonnas on teatud inglid, keda kuulatakse kõige rohkem. Et mida rohkem tuleb edulugusid siis rohevaldkonnast, seda rohkem tuleb rohevaldkonda ingleid, seda rohkem usutakse neid ingleid, et teeme investeeringu. Ingli investeering on, selles mõttes, et ma investeerin põhimõtteliselt samas faasis. See on väga palju inimese ja tunde pealt. Sa ju ei investeeri nagu firma minevikku, firmal ei ole minevikku. Või kui on, siis see on nii väike. Et tegelikult kui Eestmäe tegevjuhina, sa leiad paar rohepöörde inglit, kes võib-olla praegu ei ole Eestis, aga vaatavad Eestisse läbi e-residentsuse tulevad, hakkavad valideerima seda, et rohepööre on lahe ja siis järgmist inglit kuulata, siis tegelikult on probleem vahendatud. See on see, mida mina isiklikult arvan ja see on see, mida me oleme nagu näinud ka, et missugused ettevõtted saavad rohepöördes nagu raha. Enamasti need on need founderid, kes töötasid endiste edukate founderite juures. See on väga lihtne. Et just nagu algusfaasis, ega inglid ei tule hiljem. Mina saan öelda, et meie vist oleme praegu inglifaasist nagu välja kasvanud. Aga ega inglitel olid samad küsimused, et Rasmusega nõus, et inimesed tahavad investeerida valdkonda, mida nad ise tunnevad ja aru saavad. Ja ega inglitele ka ei meeldinud riistvarasse investeerida. Et nad vaatavad ikkagi väga üsna sarnaselt inimesed nagu valdkonda. Aga kui see tiketi suurus on 50 või 100 000, siis nad on kindlasti rohkem valmis seda riski võtma. Aga kindlasti, mis on olnud suureks abiks, on need ja ilmselt mida tasub nagu uuendada või update'ida on erinevad need lepingud ja dokumentatsioon, mida mingiste tehingute juures kasutada. Et meie oleme näiteks seda väga palju kasutanud, võtnud neid põhjuste template'e ja hoidnud kokku väga palju juristide tunnitasusid. Startup Estonia mudeldokumendid. Omalt poolt tahan kommenteerida, et mina näen seda, et rohetehnoloogia, täpselt nagu ennekõike siis riistvara, on väga kapitalimahukas, väga ajamahukas. See patient capital on see põhiteema, mis on näha ja inglitel on seda tihti vähe ja Eesti ingel ei ole nii rikas, et tihti neid 100 000 euroseid tiketeid teha, et pigem jääb sinna 15, 25, 30, 50 on ka juba siuke nagu päris suur tiket per hästi varajase faasi, eriti riistvara või siuke
väga uue ja deep technology investeeringu kohta. Et lihtsalt me oleme ise siin natuke mõelnud sellist co-investment fondi laadset asja, et proovida inglite riski vähendada selles nii varajases faasis, nii kapitali ja ajamahuka, ütleme siis asset class, mul on see keeled on segamini, et varaklassi investeerimisel. Jah, Rasmus. Ma võin öelda, et sealt võib võtta Soomest väga hästi šnitti, mis on siis see, et Inger Roundis tulevad Business Finlandi laenud peale, mida siis tegelikult kasutatakse väga palju küll arenguks, aga käibevahendiks. Sest et Soomest tuleb palju rohkem riistvara, kui tuleb Eestist. Ja kuna Business Finland annab sulle kõigepealt annab sulle 50 või 75 ja siis ta järgmise pooleteise aasta jooksul annab 250, sul on oma finantseeringu nagu nõue ka, aga kuna see on tegelikult 1% laen või kui sa seda tagasi ei maksa, see konverteerib su grandiks, siis see on, ütleme ausalt, ma ei ole ühtegi Soome edukat ettevõtet näinud, kes poleks läbi selle kasvanud. Ja ma ennem skaleerisin Soome deep tech'e, nii et ma olen neid väga palju näinud. Ja et just see, et võtta see nii-öelda algne kapitalimahukus välja, et siuke lahendus nagu Business Finland teeb, võiks olla ka riigi poolt olemas. Nagu Andres ka rääkis, et käibekapital on väga vajalik. See on väga riiklik strateegiline mõtlemine, kuhu seda kapitali suunata, et kas see läheb sinna VC-de rahakotti või see läheb nagu veel varajasemasse faasi. Et see on minu meelest väga strateegiline otsus. Mulle tundub, et need on üksteist täiendavad instrumendid, et tegelikult on vaja tööriistakasti väga erinevaid valikuid, et ettevõtte siis kõigist oma kasvufaasidest ja nende raskustest läbi vedada ja kasvule aidata. Üks võib-olla mõte, et võib mõelda ka meeskonna investeeringuna Ingri faasis, et kui ikkagi leitakse turult nagu tugev meeskond, siis teha meeskonna investeering, mitte vaadata nii palju seda toodet ja seda mõju. Ja siin on päris mitmed näited on tegelikult ju, kus üks meeskond on proovinud erinevaid mudeleid ja on õnnestunud. Näiteks Vula, et nad ju tegelikult erinevate ideedega möllasid. Lõpuks tuli välja ja ega Roofiti meeskond ka varases faasis nagu kehva ei olnud. Et teate ise, olete näinud. Ma kommenteeriks seda ja ütlen, et mitte ükski investor ei investeeri sul lahendusse, sest me eeldame, et see muutub. Et see on ikka puhtalt tegelikult ikkagi tiimipõhine. Lihtsalt vahe ongi selles, et kui kiiresti saad aru, kas asi töötab või ei tööta. Ja see on see, et kui palju asi maksab, et aeg on raha ja inimeste töötulud, sest et kui sul lõpuks tiim on väga tugev, siis tiimil on ka tegelikult väga palju alternatiivpakkumisi, mida nad võivad võtta. See on ka see põhjus, miks praegu igal pool investor maailmas on see, et on väga tähtis, et founding tiimil oleks väga palju osalust käes. See ei ole sellepärast, et otseselt investorid tahavad vähe osalust, vaid see on see, et motiveerida siis nagu täiesti maailma tasemest tiimi. Saades 245 eid ja 5 jaad on ju. Et ta läheks selle 246 juurde, kes jaa ütles. Või mis iganes see oli. Et jah, et see on nagu ka reaalsus. Kas on veel küsimusi või tõmbame siin otsad kokku? Mul jääb üle ainult öelda suur aitäh teile siia tulemast kuulama, kaasa mõtlema ja teile nii avatult oma mõtteid jagamast. Alati valmis. Aitäh.